Ansip on nõme mees, aga varsti saab ta mööda tati, sellepärast Keskerakond tuleb võimule. Midagi ei teada, Reformierakond on nagu üks lollpeade kari. Oravad lähevad puu otsas, aga tuleb kohe ninasarvik, tõmbab nad alla, tõmbab läbi niuh, ja ongi Reformi oravatega omaga ega läbi. Ansip nii loll, et nagu saa laua jalg ja ükskord ta veel saab selle kelmuse eest, mis on teinud. Kelmus on ju pehmelt öeldud, tegelikult on nad pätid kõik seal Reformierakonnas, aga valija pole ju loll, tema teab, keda valida. Vali hoopis neid, kes ütlevad, papp tuleb kohe, mitte need, kes 40 aasta pärast debiilikute kari on siin ette tõld. Nüüd me räpime veel Ansipi vastu natuke, siis lõpeb see pulga ära ja Reformierakond võib enda tee peale tõmbada. Nii, tähelepanu kõik, räpime. Ansip on üks nõme mees, kes on Reformierakonna ees, tahab olla kõva mees, aga ei tule miskit välja. Ongi lubanud nii palju, aga keegi teda ülle ei osu. Endal on tal igasugused kohtukeisid kaelas, varsti tuleb trellid, pannakse ta vangi, Reformierakond kõik koos ja oravatega on puuks ja läbi. Midagi ei juhtu, sest rahvas elab edasi, ega rahvas pole loll, rahvas teab, keda valib, aga Reformierakond koos oma Ansipiga, Andrus on vist nimi. Naerame selle üle, juba nimi on nii nõme. Reformierakond on nõme ja debiilikud. Ainult ruulib Keskerakond, tule valima. Kohe Savisaar paneb kohe pauguga, nii et Reformierakond 4 tükid lendavad, kohe tulevad nad taldu lakkuma. Nad kardavad üksinda hakkama, nad ei saa, kui Keskerakond teeb selle neile nii ja naa, vaat siis vaatame, mis saab. Ja Ansip allaga hakkab alles nutab nii, et pisarad tal lendavad ja aferist on see mees. Kõigepealt oli KGB-s ja nüüd tahab olla õige mees, aga pole, tule vali. Heimar Lenk, tule vali keegi teine, võtta kinni. Eesmaa või kes tahes on ka etem kui oravate partei. Läbi lõpeb vangikongis.